Ja räägime sellisest asjast nagu kvantarvude aritmeetika. Ma usun, et praegult te veel oskate vastata küsimusele, kui palju on 2 + 2. Kui me oleme selle peatüki läbinud, ma olen vaadanud, siis kui sama küsimuse uuesti küsida, on tavaliselt tudengitel suu vett täis. Eriti kui harjutustund ka läbi teha, sellepärast, et sellel ei ole nii ühest vastust, nagu te praegu tarbate. Kvantarvude aritmeetika on väga veidad aritmeetika nurk ja olen sellega kunagi natukene kokku puutunud ka teadustöö raames ja suutnud pikki päevi täita arvutamisega 10 piires. Ja ikka ei ole lõpptulemus kindel olnud. Et see on selline asi nagu impulssmomentide liitmine. Meenutan, et meil elektron käib ringi nii spinni mõttes kui ümber tuuma ja me kujutame seda selle pöörlemise telje sihilise vektorina. Nüüd, kui meil on mitmest elektronist koosnev aatom, mitu elektronit sisaldav aatom, tuumast ka muidugi ta koosneb, siis need üksikud impulssmomendid, nende operaatorid ei kommuteeru Hamiltonianiga. Meenutan, et asjad, mis ei kommuteeru, neid ei saa üheaegselt kindlaks määrata. Küll aga kommuteerub kõikide impulssmomentide summa. Ehk me saame määrata kõigi impulssmomentide summa, aga me ei saa määrata liidetavaid. Või jah, see on keerulisem muidugi nüüd jällegi. Põhimõtteliselt me võime võtta vektorid, me võime kujutada iga impulssmomenti vektorina ja võime võtta näiteks orbitaalsed impulssmomendid, mida on kõige lihtsam aru saada, võime võtta spinnid, aga võime ka vaadata näiteks ühe elektroni orbitaalset impulssmomenti ja mingi teise elektroni või ka sama elektroni spin-impulssmomenti. Ja me võime nendesse suhtuda täiesti formaalselt kui vektoritesse. On mingid vektorid. Ja täpselt niimoodi seda tehaksegi. Meil on 2 vektorit, tuletan meelde, et niisuguse šriftiga ma tähistan vektorit, niisuguse veidike vasvasema šriftiga. 2 vektorit liidame kokku nagu vektorid ikka. Mäletate vektorite liitmist. Nii, meil on siin üks vektor. Me paneme tema sappa teise vektori, mida me liidame, neid saab tavaliselt nihutada ruumis. Ja nüüd mul muidugi lööda, ta peaks siia välja jõudma. Ma proovin natukene paremini. Ikka see on päris pihta, aga enam vähem, jah. Niimoodi, liitsime oma 2 vektorit kokku. Ja me võime võtta järgmise vektori. Ütleme, et siin on meil nüüd 3. vektor, eks ju. Ja nüüd me saame uue summa, liidame nad kõik kokku. Jällegi ma ei saanud pihta praegu sellele punktile, aga põhimõtteliselt nad peaks samas kohas lõppema. Ja nii edasi. Eks? Ja me võime neid vektoreid liita nii kaua, kuni me saame aatomi kui terviku kogu impulssmomendi vektori, mis on kõigi elektronide, kõigi nii orbitaalsete kui spin-impulssmomentide vektorsumma. Me oleme juba varem rääkinud sellest, et elektroni impulssmoment, seda me näitasime valemi kujul ja spin, mille valemit me küll ei toonud ära, aga seda lihtsalt postuleerisime, valemid olid meil Wikipedias näidatud, et need siis me saame määrata ainult nende ruudu ja ühe komponendi, mida tüüpiliselt siis tähistatakse Z-komponendina. Ja sama kehtib ka aatomi kogu impulssmomendi kohta, et me saame jällegi aatomi kohta määrata magnituudi, tema ruut ja Z-komponendi. Ja kui me kasutasime orbitaalide puhul väikesi tähti kvantarvude tähistamiseks, siis aatomi kui terviku juures me kasutame suuri tähti. Meil on suur J ja suur MJ. On meie 2 kvantarvu ja need on ka tuttavad avaldised meil juba varasemast. Seal oli meil mingi teine kvantarv, aga põhimõtteliselt J korda J + 1 korda Plancki konstandi ruut.
annab J-ile vastavad oma väärtused, need on siis L-ruudu omad või M-ruudu omad, vabandust, ja Z-komponent sõltub vastavast siis kvantarvust MJ. Ja muutuda saavad nad ka juba tuntud reeglite järgi, nimelt suur J sammuga pool läheb meil 0, pool, 1, poolteist, 2, 2 pool ja nii edasi, see on võib-olla veel 6, sellist kvantarvu pole meil enne olnud. Aga see, et teine kvantarv läheb miinus J-ist kuni J-ni sammuga 1, seda tuleb meil ette ka aatomis, määrata selleks meil L läks või ML läks miinus L-ist L-ini sammuga 1. Nii, ja nüüd me tuleme selle aritmeetika juurde. Nimelt, kui meil on 2 vektorit, nii, siin on nüüd meie üks vektor ja tal on mingi pikkus. Ütleme, et ta on 3 ühikut pikku, ühikut eri pikkusega, aga oletame, et ta on, 4 ühikut on pikk, jah, 1, 2, 3, 4. Ja nüüd on meil teine vektor. Ütleme, et see on siis 3 ühikut pikk, jah. Ja nüüd see summa saab moodustuda ainult selliselt, et tema pikkus on ka täisarv. Või ka poolega arv tegelikult, meil on siin siis ka, eks ju, võib-olla ka 3,5 pikkusega vektor näiteks. Aga ütleme siis niimoodi, et need vektorid saavad liituda ainult teatavad kindlate nurkade all. Nad ei saa liituda suvalise nurga all, nad saavad liituda ainult selliselt, et see summaarne vektor on ka täisarvulise pikkusega. Noh, praegult ma tegin ta natuke ebaühtlased, aga ta peaks olema siis kõik võrdsed. On see mõttekäik arusaadav? Et me ei saa seda nurka, see nurk ei saa olla suvaline nurk. Eks ta saab olla ainult selline, et summa omaks siis teatud reeglitele vastavaid väärtusi. Ja reeglid on sellised, et ta algab sellest, et on nende liidetavate jottide summa ja läheb kuni selleni välja, mis on nende vahe. Need vastavad sellisele variandile. Nii, siin on meie esimene vektor. Ja siin on meie teine vektor. Ma hakkan neid nooli otsa tegema. Näete, nüüd nad liitusid samast sihis. Eks, nüüd nende summa on kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okei, ma teen ikkagi need oranžid asad või need nooled ka otsa, et oleks selge nendest vale värviga, aga okei. Nii, see on samas sihis liitumine, see on maksimaalne võimalik summa. Nüüd teine variant, ma ostan siia alla, sinna vahele ei mahu. Teine variant on see oli meie 4. vektor ühes suunas ja nüüd meie teine vektor oli 3, vaatab täpselt vastassuunda. Noh, ta peaks olema kohakuti, aga see joonist läheks väga käest ära, kui ma kohakuti teeks. Nõnda, ja nüüd meie summa, okei, ma justan siiski summat ka. Teeme siis summat ka, siis on näha, siin meil summa oli nii pikk, oli 7 ühikut pikk, nüüd meie summa on siin ainult 1 ühik pikk. Ja siis on kõiksugused vahepealsed variandid, kus tuleb täisarv kvantitud pikkusega summavektor. No siin see summavektor siis vaatab meil veel ikkagi endiselt siiapoole. Et siis 7 kuni 1-ni ja kõik vahepealsed täisarvud, 6, 5, 4, 3, 2 ka. Kui nüüd küsida, kui palju on 4 plus 3, siis vastus on loetelu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Need on kõik lubatud summad. See on see kvantarvude aritmeetika. Ja kui me nüüd võtame sellise summa, mis omakorda võib omada, eks ju, tervet rida väärtusi, ja liidame sellele 3. liidetava, siis tuleb kõik kombinatsioonid läbi teha. Me teeme seda harjutustunnis, me õpime seda liitmist päris põhjalikult.
Ühesõnaga selline aritmeetika, selline liitmine ajab väga kiiresti pea segamini, võin öelda, sest kui on veel mõni liidetavame pool ka, siis ta läheb veel niimoodi poolsammudega. Kui me nüüd aatom kui tervik ette võtta, siis üks võimalus liita on selliselt, et algul liidame kõik orbitaalsed impulssmomendid, eraldi tehtena liidame kõik spin-impulssmomendid ja siis liidame need omakorda kokku. Võiks mõelda, et summa sõltub liidetavate järjekorrast. Paraku elu ei ole nii lihtne. Nimelt, see eeldab seda, et füüsikalises mõttes need summaarsed L ja S on üldse mingisugused mõistlikud suurused. Ja kergemate aatomite puhul see niimoodi on. Kergemad jõuavad kusagil võib-olla umbes 3. perioodini või kusagil 4. Meil L kommuteerub Hamiltonianiga ehk me saame seda aatomit ise loomustada konkreetse kvantarvuga suur L. Ja vastav omaväärtus on selline. Ja sellisel juhul ka aatomile kui tervikule saab samuti omistada sellise summaarse impulssmomendi tähisse, mis on samad kui orbitaalidel. Tegelikult ajalooliselt need olid enne. Lihtsalt seda me tänapäeval peaaegu et ei näe, ei kuule, vähemalt keemiakursustes. Ja me oleme harjunud väiksed tähed ja nende orbitaalide tähistega. Tegelikult ma panin, see on meil vesinikuaatomi juures, äkki lugesite juba, kust need tähed tulid. Kui ei, on nüüd võib-olla teine paras moment seda üle lugeda, kust need tähed ajalooliselt tulid. Aga see eeldab seda, et meil summaarne orbitaalne impulssmoment ja summaarne spin on teineteisest eraldi üldse määratletavad. Siis me saame öelda, millise summaarse kogu impulssmomendiga meil aatom on. Ja see eeldab siis Hartree-Focki mudelit ja sellist tsentraalse välja lähendust, mis ei pruugi alati olla kasutatav. Me võime muidugi leida alati selle reegli võimalikud L-i väärtused, lihtsalt nad ei pruugi olla füüsikaliselt mõttekad. Matemaatiliselt keegi meil seda muidugi tegemast ei keela. Ja samamoodi saame summaarse S-i leida, kui tahame. Ja nüüd me jõuame sellise olulise mõisteni nagu term. Spektroskoopias väga palju kasutatud sõna, term inglise keeles. Kujutame nüüd ette selliselt, et meil on mingisugune elektronkonfiguratsioon. Ma võtsin meelega ühe ergastatud olek, kus on süsinikuaatom, aga süsiniku põhiolek, kus on 2s22p2. Aga oletame, et me oleme ergastanud ühe elektroni mingi spektroskoopilise mõõtmise käigus 3D orbitaalile. Selle asemel, et nüüd opereerida nende suurte kolmemõõtmeliste orbitaali piltidega, millega me peaksime mäletada jaotust, et näinud igasugu jooniseid kolmemõõtmelistest orbitaalidest. Kujutame ette sellist natukene primitiivsemat aatomit, kujutame ette, et elektronid on nagu mingisugused objektid mingi riiuli peal, mingid purgid. Ja? Et meil on riiulid, mõni riiul on madalamal, mõni riiul on kõrgemal. Mida kõrgemal on riiul, seda kõrgem on energia. Ja oletame, et see riiulite asetus on täpselt selline, nagu siin pildi peal on kujutatud. 1S on siin all, üksikriiul, 2S on ka, siis on 3 riiulit kõrvuti, või niisugune pikem 3-kohaline riiul, eks ju, 2P-ga. Ja siis on 3D-d, võtavad veel rohkem ruumi vasakult paremale. Ja nüüd on vahe, näete, kas me nagu siin vasakpoolsel joonissel paneme need 2P ja 3D elektronid kohakuti asuvatele riiulitele. Või me paneme selle elektroni natukene kaugemale olevale riiulile. Või me paneme ta päris siia kaugele nurka ära. Vastavalt siin on teineteisele hästi lähedal, natukene kaugemal ja siin oluliselt kaugemal. Ja tegelikult ruumis see tähendab seda, et mõne kujuga orbitaalid kattuvad rohkem kui mõne teise kujuga orbitaalid omavahel. Aga sellist vastavat 3D pilti teha ja püüda seda seal seletada on tunduvalt keerulisem. Ma mõtlesin, et selline moosiriiuli analoogia tõenäoliselt on kergem hoomata.
Ja kui me nüüd ütleme, et elektronid tõukuvad, siis ilmselt energeetiliselt see kõige vasakpoolsem neist kolmest on kõige ebasoodsam. Ja siin on kõige väiksem tõukumine, siin on elektronid üksteisest kõige kaugemal. Nüüd, see, kui nad on niimoodi lähestikku, 2p, 3d, neid on omakorda 3 varianti. Me võime samasuguse paari moodustada selle keskmise riiuli paari peal või siin selle kolmanda peal. Eks? Selle variandi võime moodustada samuti nihutades mõlemat elektroni ühe koha võrra paremale või kui me oleme näiteks selle 2p juba siia, me võime panna siia selle 3d. Nad on sama kaugel. On sama energia. Ehk siis leidub kombinatsioone, mis on erineva energiaga, leidub kombinatsioone, mis on sama energiaga. Ja nüüd, mida tehakse, võetakse kõik need kombinatsioonid, mis on sama energiaga, sest need spektris näevad ühtemoodi välja. Öeldakse, et need kokku on üks term. Kõik variandid, kus nad on kohakuti riiulite peal, moodustavad ühe termi. Kui nad on üks riiul vahet, moodustavad järgmise termi kokku. Sest nendel on sama energia, nad spektris ei eristu. Kuigi on erinevad riiulid ja erinevad paigutused. Ja selgub, et kvantarvude mõttes on üks term selline, millel on üks konkreetne suure L-i väärtus ja üks konkreetne suure S-i väärtus. Ehk meil on üks konkreetne summaarne orbitaalimpulssmoment ja üks konkreetne summaarne spin. Sellisel juhul on sama energia. Meenutan, et meil on siis tegelikult ka veel nii L-i kui S-i juures teine kvantarv vastavalt ML ja MS, mis eraldi võttes aatomi energiat ei mõjuta. Ja selle tõttu siis on meil miinus-L-ist kuni L-ini, see on siis 2L pluss 1 ja samamoodi miinus S-ist kuni S-ini 2S pluss 1. Seega meil neid erinevaid võimalusi, kuidas moodi panna sama energia juures neid elektrone sinna riiulite peale, on kokku 2L pluss 1 korda 2S pluss 1 ehk me ütleme, et nii mitmekordselt on need termid kõdunud. Neil on nii mitu erinevat lainefunktsiooni, millel kõigil on sama energia. Sellega me esialgu rohkem kokku ei puutu. Hetkel on oluline teada seda, et termil on konkreetne L-i väärtus ja konkreetne S-i väärtus. Kuidas spektroskopistid seda vaatavad? Näiteks nad ergastavad elektroni, oletame, nagu siin joonisse peal on, siit üks S-i pealt siia 3D peale ja saavad mingisuguse energia. Nüüd nad ergastavad kusagile kaugemale riiulile sellesama elektroni, saavad mingi teise energia. Spektris see avaldub kahe erineva spektrijoonena. Me saame näha, et sellise energia vahe puhul toimub ergastus ja sellise energia vahe puhul toimub ergastus. Teatud tingimustel saab neid spektrijooni detailsemalt lahutada ja tekib selline suurus nagu multipleetsus. Ma praegu nüanssidesse veel ei lasku. Ehk see näitab seda, kui suur on spin ja neid erinevaid jooni tuleb spektrisse 2S pluss 1. Ehk me saame rääkida multipleetsusest. See on eksperimentaalselt mõõdetav suurus ja kvantkeemias ka tihti molekulidel me ei räägi mitte summaarsest spinnist, vaid me räägime multipleetsusest. Ja kirjutatakse selle vastava SPDF tähestikust võetud tähe ette ülesse ja ei loeta mitte 1, 2, 3, vaid loetakse nii, nagu need vastavad spektrijooned on singlet, dublett, triplett, kvadruplett ja nii edasi. Ehk siis termil on oma tähised, termi sümbolid, näiteks selline ja seda loetakse triplett D. Sellest saab siis välja lugeda, et meil on tegemist summaarse L-iga 2, eks ju S-ile vastab 0, B-le vastab 1, D-le vastab 2, F-ile vastab 3
ja summaarse spinniga S ei kirjutata mitte S-i, vaid kirjutatakse 2S + 1. Alguses väga segadust sajav, aga niimoodi on see ajalooliselt kujunenud ja tuleb sellega lihtsalt leppida. Terme saab süstemaatiliselt tuletada. Meil on mõned näited tulevad meil harjutustunnis, aga põhimõtteliselt võib-olla, kui te tahate mingit ühte termi tänases tunnis ära õppida, siis see on singlet S. See on nii-öelda, kõik on suletud, kõik on paardunud, kõik on ilus ja ümmargune term. Näiteks selline nagu heeliumiaatom, üldse väärisgaasid on singlet S-id. Nendel on, kõik elektronid on paardunud, kõik elektronkihid on täis. Mis on veel singlet S-id? Singlet S-id peaksid olema helismuldmetallid, eks nendel on väliskiht kenasti ümmargune täis ja paardunud. Ja samuti peaks olema singlet S-id tsink, kaadmium, elavhõbe ja mis see CN igatahes on kopernitium vist. Nendel on D-alakiht kenasti täis. Natuke siin näpuga järgajate tabelis on meil veel singlet S põhiolekuga aatomeid, aga need on sellised nagu ilmsed, eks ju, kus alakiht on kenasti lõpuni täis. Ma arvan, et need ka luteetium ja laurentium peaks olema singlet S-id. Aga samuti igasugu alakihid, me hiljem näeme, et peame arvestama sisekihtidega. Kui sisekihid on täis, mida nad enamasti on, siis nad annavad singlet S-i ja hiljem seal liitmisel, korrutamisel tulevad seal nulli liitmised ja ühega korrutamised, ehk nad ei mõjuta edasisi arvutuskäigu samme. See on ka teatav jällegi lihtsustus, aga me võime siis väita, et spektrioon vastab kahe termi energiate erinevusele. Mitte siis, võib-olla vähem mõtleme orbitaalide energia, sest see oli võib-olla esimese kursuse lähendus, siis natuke täpsem käsitlus on tegelikult see, et meil on kahe termi energiate erinevus vastab spektrioonele. Nüüd me tulemegi aatomi kui terviku lainefunktsiooni juurde. Meenutan, et me kasutame endiselt determinanti, aga nüüd me ei saa isegi piirduda ühes determinandiga. Kui me tahame saada samaaegselt kirjeldada ära nii L-ruutu kui S-ruutu, siis väga paljude aatomite jaoks on vaja mitut determinanti, sest iga determinant vastab elektronide paigutusele konkreetsetel orbitaalidel. Ja kui me võimaldame seda, et need riiulid on sama energiaga, eks ju, või riiulite kombinatsioonid, siis iga sellist kombinatsiooni kirjeldab erinev determinant. Ühega me saame hakkama juhul, kui meil on kõik elektronid paardunud, mida nimetatakse ka suletud kihtidega süsteemiks, closed shell. Selgub, et ka ühe paardumata elektroni korral, mis ei ole singlet S-süsteemid, dublet B tavaliselt, on samuti meil saab hakkama ühe determinandiga. Ja samuti juhul, kui kõik elektronid on samapidise spinniga, näiteks lämmastik, ma peast julge öelda, mis on põhioleku term, aga see on mingi F või mingi siuke suure tähega term. Aga neid siis saab ka kirjeldada ühe kindla elektronide asendiga, ühe Slateri determinandiga. Põhimõtteliselt need ergastatud olekuid ei ole väga palju. Ei ole väga palju tähendab, et neid ei ole miljardeid. Neid on sõltuvalt elemendist, esimestel on neid vähem, tagumistel on neid rohkem, mõnikümmend, mõni 100 on tavaliselt spektrites vaadeldavad, siis aatomite spektrite ära seletamine ja lahutamine nendeks termideks ja saad alati kahe see vahe. Et sealt nende liidetavate kätte saamine on omaette nikerdamine. Tänapäeva saaks seda muidugi arvutitega teha, aga seda tehti suurem ajal juba siin teise maailmasõja eel. Siis oli tükk käsitsi tööd ja need vastavad spektraalsete termide tabelid on internetis tänapäeval olemas. Aha, see on mingisugune suurem dokument, 366 lehekülge skaneeritud PDF.
Ahaa, üks asi, mida on kasulik teada, ma vaatan, kas ma saan selle siit sisse zoomida. Spektroskopistidel on teine arusaam roomanumbrite funktsioonist kui keemikutel. Siin on nüüd kõik on just parasjagu esimesed. See üks ei tähenda mitte keemia mõttes oksidatsiooniastet 1. See on keemia mõttes oksidatsiooniaste 0. See on nii-öelda esimene spektrise seeria. Vaatame, kas me kusagil tulevad mingid 2 ja 3 ka. Siin on meil, eks ju, nii-öelda liitium esimene tähendab liitiumit, nii nagu me liitiumit mõistame. Liitium teine tähendab liitium pluss 1 iooni. 1 elektron ära võetud. Liitium kolmas tähendab liitium pluss 2 iooni. Kokku see 3 elektroni on, kui võtta kolmas ka jääb ainult tuum järel, nii et liitium kolmandat ei ole olemas. Berylliumil on vastavalt siis 4 seeriat ja nii edasi. Et on ühe võrra nihkest sellest, mismoodi keemias tähistatakse aatomite laenguid. Et see on jällegi üks selline keel, mida tuleb lihtsalt mõista ja sellega leppida. Näete, naatium läheb siin 9-ndani välja, et see on naatium pluss 10, mitte naatium pluss 9. Ei, vabandust, vastupidi, kui see on 0, siis naatium pluss 8. Ja? Et nad on ühe võrra nihke, siit lugema 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, jah. Et selliselt on need omal ajal tähised kasutusele võetud. Lähme siit lisad huupi kusagile tahapoole. Ma olen seda kusagil näinud ka otsitava andmebaasi ja täpselt sama andmestikku. Et ei pea tingimata neid vanu skännitud lehekülgi ja nende laadimist ootama. Nii, süsiniku peale sattusime. Nii, näete, süsinik, eks ju, kõigepealt ta ütleb, on see loetav, jah? Ütleb, et põhiolek on 1s2, 2s2, 2b2 ja vastav term on triplett B0. Sellest nullist me ei ole veel rääkinud, aga ütleme siis triplett B. Siin on vastav ionisatsiooni energia. Kui on selline ajalooline ka teos, siis siin on ka toodud see ajalugu. Näete, siin on 39. aastal parandusi tehtud ja nii edasi. Ja siis hakkab tabel ise. Näete, siin on süsinik esimene, mis tähendab siis süsinik. Keemia mõistes lihtsalt süsinik. Ja kusagil siin tagapool peaks tulema süsinik teine, aga ma ei hakka seda vana PDF-i siin niimoodi väga kerima. Ja näete, siin on siis näha, et konfiguratsioonile 2S2, 2B2 vastab triplet B ja triplet tähendab seda, et siin on just kvantav jott, millest me ei ole veel eriti rääkinud vist. Selle 3 väärtust võivad olla 0, 1 või 2. Ongi triplett, 3 tükki, 3 võimalikku joti väärtust ja vastavad siis energiavahed, ma arvan, et see on pöördsentimeetrites väga tõenäoliselt, 16 ja 43. Edasi on meil võimalik sundida need 2 elektroni teine teistpidi, siis me saame singlet-termi. Singlet tähendab seda, et elektronid põhimõtteliselt vaba spinni üle ei jää. Kõik on paardunud ja vastab jotile 2 ja selle energia on juba üle 10 000 pöördsentimeetri. Seda ei ole väga palju, pöördsentimeetri väike ühik energia mõttes, aga ikkagi. Siis on meil võimalik sundida need üks ühtepidi teine teistpidi samale orbitaalile. Ja sellisel juhul me saame singlet-S-termi, kõik elektronid paardunud, mäletate, ma rääkisin, selleks kulub nii palju energiat. Ja siis on siin veel mingisugune kvintuplet-S-variant, mis on kursiivis, ma oletan, et see on kuidagi moodi kaudselt tuletatud. Ja need on kõik, see on juba siis S-i pealt P peale, jah. See on see, kui me ergastame siis ühe elektroni näete S-i pealt P peale. Kõik spinnid sama pidi, saame singlet tüüpi termi. Edasi on meil siin 2P peale ergastatud, ei 3S-i peale, jah, meil 2P jääb alles, see on ergastatud elektron 3S-i peale, see on triplett B
tüüpi term, jällegi vastavad ergastuse energiat ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et neid terme ainuüksi vesiniku spektris ikkagi jätkub. Et sellised tabelid, näete, kõik spektrite analüüsist siis omal ajal kokku pandud. Ahah, süsinik teine ehk siis süsinik +1 ioon tuleb siin järele, eks ju, põhiolek on S2 ja P. Jällegi võimalik seal joti järgi veel 2 varianti. Siin on joti muide muud arvulised. Siin on variant, kus on ergastatud 2 S-i pealt ära, on 2 S1 ja 2 P2. Kulub selleks nii palju energiat ja nii edasi. Sellised tabelid, kellel on aatomite identifitseerimisega spektrites tegemist, ilmselt on need väga väärtuslikud, kui palju nüüd teistele ei oska öelda, aga igal juhul need termid ja vastavad konfiguratsioonid on siin kõik kenasti ära toodud. Et siuksed asjad siis. Meil olid aatomite juures 2 jaosmaterjali ja need on õpikust kopeeritud pildid ja üks nendest räägib süsinikuaatomitest ja meenutab, et me rääkisime termidest. Võib-olla, et seda paremini illustreerida, siis siin on ka nüüd energia, jälle elektronvoltides, energiaskaalal kujutatud süsinikuaatomi termid. Jutt on teisest elektronkihist, esimese peal on 1 S2 ja see annab alati singlet S-termi, mis ei ole kuigi huvipakkuv. Aga siis alates teisest kihist, näete, meie põhiolek on 2 S2, 2 P2 süsinikul. Ja kõige madalam term on triplet P. See on see, kus need 2 P elektroni on paralleelsete spinnidega vastavalt Hundi reeglile. Teine, millest on võib-olla kõige lihtsam aru saada, on singlet S. See on see, kui nad on vastupidiste spinnidega ja sama orbitaali peal. Näete, see on tunduvalt kõrgema energiaga, siin kusagil ligi 3 elektronvolti rohkem. Ja nende vahele jääb singlet D, kus nad on küll eripidiste spinnidega, aga erinevate orbitaalide peal. Vist oli niipidi, kui mu mälu mind ei peta. Kui me ütleme esimese kuulsuse tasemel, ütleme, et süsinik on 2 S2, 2 P2, siis tegelikult põhiolek, kui päris täpne olla, on siis omakorda triplet P term, kus on need orbitaalid ka üheselt paigas, et nad on siis 2 elektronid, need on erinevatel orbitaalidel ja paralleelsete spinnidega. Nüüd edasi on siin ergastatud olekud. Need 2, on näha, see kuulsus on üsna väike, aga vist on näha, jah. Need 2 vastavad elektronkonfiguratsioonile, kus üks nendest elektronidest on 3 S-i peale ergastatud. Näete, see on 2 S2, 2 P ja 3 S. Oleme oma 2 P elektronidest 3 S-i peale ergastatud saanud. See on selline muide, mida te võite põhimõtteliselt käsitsi läbi teha. Me tegime analoogseid siin tunnis ja antud juhul ta annab ainult 2 termi. Ta annab singlet P ja annab triplet P. Need siis vastavad sellele, kas need 2 elektroni on samapidise spinniga või eripidisega. Eripidisega on natuke madalam, on triplet, samapidisega, Hundi reegel, jah, on triplet ja eripidisega annavad nad siis singlet P termi. Edasi see komplekt siin vaatleb juhtumit, kus meil on 2 S2, 2 P ja 3 P. Teine elektron on siis terve korruse võrra kõrgemale ehk 3 P peale ergastatud. Ja siin on neid näete päris tihedalt, siin on nooltega näidatud, mis on mis. Meil on siin siis singlet P, singlet S, singlet D term ja vastavalt tripleti S, P ja D term. Jällegi, singlet vastab sellele, kui spinnid on vastupidised, triplet vastab paralleelsetele spinnidele ja edasi on siis küsimus, kuidas nende L-id kombineeruvad. Saame vastavat S, P ja D termid. Näeme, et selles ergastatud olekus kõige madalam on singletne P term. Seda juba niimoodi võib-olla peale vaadates ei ole kõige lihtsam ennustada, sest nagu näeme, singletne vastab siis
üks vaatab ühele poole, teine teisele poole, et see on suhteliselt selline raskesti ennustatav tulemus. Ma oleks võib-olla muidu tripletset olekut ennustanud madalamaks, aga triplet D, näete, on suutsukene kõrgem siin. Ja siin paremal pool see pikk suduga kokku võetud osa vastab sellele, mida me tihti joonistame, kui me hakkame süsinikuaatomit hübridiseerima, et me tõstame 2 S-i pealt ühe elektroni P peale. 2P peale vastab siis 2 S ja 2P3. Ja jällegi selgelt siin eristub selline term, kus on, näete, see on S, ehk siis iga orbitali peal üks elektron ja kvintuplet, ehk kõik need 4 siis spinni vaatavad ühes suunas. Kvintuplet S, see on selline tüüpiline pilt, kui te vaatate, kuidas hübridiseerumist kujutatakse, et me teeme 4 orbitaali ja paneme sinna peale ühtepidi spinnidega vastavalt Hundi reeglile elektronid, siis see on see kvintuplet S. Ja edasi on siin siis erinevad kõrgemad termid. Kui te tahate, võite proovida siis nendele ka mingeid vastavusi leida, mis pidi need elektronid on, nii et see summaarne L ja summaarne S tuleksid välja. Et selliselt saab lahata siis neid terme ja nagu oli ka loengus juttu, põhimõtteliselt need kõik on olemas ka suurtes tabelites internetis. Et kui teile millegipärast see kuidagi huvipakkuv tundub, siis võib nende üle päris palju mõtiskleda, kastikesi ja noolekesi joonistada ja vaadata, millele mis vastab. Vaat ongi nüüd siis jott. Jotist me hakkamegi nüüd kohe rääkima. See on nüüd orbitaalse ja spin-impulsmomentide jällegi vektorsumma. Tuletan meelde, et me vektoreid liidame niimoodi, et meil saab olla alates nende summast kuni nende vaheni. Me tuleb selle peale ka harjutustund, kus te õpite liitma 2 + 2. Tahtsite tükk aega kukalt ja vastate, et ei tea, kui palju on. Vastus on, et 2 + 2 on 4, 3, 2, 1 või 0. Kõik on lubatud väärtused. Et see on vektorite liitmine. See on siis see jott ja jott on igal juhul määratud. See kommutidub Hamiltonianiga, seda on võimalik iga aatomi jaoks, ka igastaud oleku jaoks kindlaks määrata üheselt kindla energia juures. Energiajotil on siis oma väärtused. Ja jällegi see energia iseenesest siis avaldub jott korda jott + 1 korda Plancki konstandi ruut. Senine käsitlus eeldas, et meil on kõik S-id ja L-id on eraldatavad, et me saame üldse rääkida aatomi puhul eraldi L-ist ja eraldi S-ist. Tegelikult esineb selline asi nagu spin-orbitaalvastastikmõju, ehk need pöörlemised omavahel ka mõjutavad üksteist ja summaarset energiat ja tulemus ongi see, et sellest jotist natukene sõltub aatomi energia. Ma tulen tagasi selle tabeli juurde. Kui meil siin ergastused, me räägime siin tuhandetest ja kümnetest tuhandetest pöördsentimeetritest, siis erinevate jottide puhul vahed, siin on 61, siin on hea, kus 0,0-ga pihta, eks ju, 21, 50, siin on lausa ainult 3 pöördsentimeetrit, näete vahet. Et väga-väga väikesed on need jotist sõltuvad energiavahed. Ja kui me siis sama termi alla koondame, siis me saame, need nimetatakse siis nivoodeks. Siin on natukene jällegi terminid eesti ja inglise keeles lahku läinud. Kui term on term, nii eesti kui inglise keeles, siis level, mina ütleks selle kohta mingi tase või kõrgus, aga keegi on otsustanud, et eesti termin on nivoo. Et selline kokkulepe siis või tõlkevaste. Ja vaat nüüd on see teine number, mida ma tabelis juba näitasin. Kirjutatakse alaindeksiga, siin tabelis tundub, et on ta vist isegi, ta ei ole siin indeksiga seepärast, et siin on see 0 tähendab veel midagi muud. Aga siis kasutatakse alaindeksit, näiteks triplet P1, mis siis vastab erinevale joti väärtusele, et kui ma veel eelmises loengus ütlesin, et termi puhul on kõik
kombinatsioonid sama energiaga, siis näete tegelikult see oli juba ka lihtsustus, aga nad on väga vähe erinevate energiatega need nivood võrreldes termide erinevustega. Termid erinevad siis 10 000 pöödsentimeetreid, nivood erinevad võib-olla 10-20. Et siin on 1000-kordselt väiksemast efektist jutt. Et väga sageli siis lihtsamate spektromeetritega ei olnudki võimalik nivoosid eristada, nad suvasid kokku üheks spektrijooneks. Iga nivoo siis omakorda nüüd koosneb, siin on veel nüüd siis teine Z-komponendi väärtuse järgi ja need on juba olekud, ehk kui me veel selle teise kvantarvu MJ ka ära märgime, siis me saame oleku, et need on siis state. Igal juhul siis meil on termid jagunevad nivoodeks, need on veel siin tabelites ära toodud, aga edasi juba erinevad MJ-id annavad siis olekud, mis on tõesti kõik sama energiaga, kui me just, sellest tuleb siin hiljem juttu, ei pane seda elektroni omakorda magnet või elektri välja, siis saab neid omakorda veel ära lahutada. Selline on see energiate ülesehitus aatomis. Nüüd räägimegi natukene veel sellest spin-orbital vastastikmõjust, inglise keeles spin-orbit interaction. Ja see on relatiivsusteooriaga seotud nähtus. Seda ei tuletata klassikalisest elektrostaatikast ja tuletatakse hoopiski relatiivsusteooria kaudu. Ja lisab ühe keerulise kujuga lisaliikme meil Hamiltoniani, mis sisaldab, näete, kui te midagi olete kuulnud relatiivsusteooriast, siis arvatavasti olete kuulnud seda, et energia on MC ruut. Selline valem, mida vahel ikka kirjutatakse. Siin ta meil esineb, siin on meil elektroni mass, et see on valguse kiirus. Et see annab meil kokku teatava energia. Siin on potentsiaalse energia tuletis elektroni raadiusvektori järgi. Aga lõpuks oluline on ka see, et on L-i ja S-i skalaarkorrutis. Et skalaarkorrutis, kui te meenutate vektoreid, sõltub nende vektorite omavahelisest orientatsioonist. See oli ühe vektori pikkus korda, teise vektori pikkus korda nende vahelise nurga koosiinus. Kuna see kogu impulssmoment J, mäletate, seda me siis liidame, nii nagu ma siin just äsja rääkisin, et 2 + 2 võib olla ka 3 või 2 või 1 või isegi 0, sõltuvalt just nimelt samade vektorite orientatsioonist ruumis, siis on see sõltuvuses sellest kvantarvust J, mis oli L-i ja S-i vastavate kvantarvude summa. See efekt on väike, seda saab arvutada enamasti häiritusmeetodil, sellepärast et võime siis võtta häirimata laine funktsiooni ilma seda lisa arvesse võtmata ja siis lisada selle häiritusena. See on nüüd kergete aatomite korral. See kerge mõiste venib võib-olla veel 4. perioodi kusagile välja. Ja mida suurem tuumalaeng, see läheb kaudselt sisse nendesse valemitesse ja seda suuremaks see spin-orbital vastastikmõju läheb. Vaatame korraks teist äärmust. Võtame korraks rasked aatomid, tüüpiliselt mingid transuraanid, siin aktinoidid ja nii edasi. Nende korral saab teha teisipidi. Siin on spin-orbital vastastikmõju nii suur, et selle saab välja arvutada ignoreerides elektronide tõukumist. See on võrreldes elektronide tõukumisega palju suurem energialiige ja võib elektronide tõukumise hiljem panna juurde häiritusena. Ja probleem on see vahepealne osa tabelist, ütleme kusagil siis 5-6 periood, lantanoidid seal hulgas, mille puhul need elektronide tõukumine ja spin-orbital vastastikmõju on umbes sama suurusjärgus efektid. Ja nende arvutamine tegelikult on päris keeruline, et seal kasutatakse igasuguseid nippe ja trikke ja ma siinkohal neid ei käsitle, aga ma ise olen seda kunagi pidanud tegema
kui ma olin postdoc, juba palju aastaid, oli meil üks spetsiaalne programm. Igal juhul ma mäletan, et ma terve nädala nägin vaeva, et seda programmi üleüldse midagi arvutama saada, kuna selle sisendi koostamine oli niivõrd keeruline. Mäletad, et tegitasin Gaussiani sisendit, eks ju, praktikumis. Ja see ei olnud väga müstiliselt keeruline, kui te teate, kuidas moodi Z-maatriksit, eks ju, kõik ülejääk oli väga lihtne. Siis seal see koordinaatide teema oli triviaalne, aga kogu ülejäänud sisendi tegemine selleks, et ta korrektselt arvutaks. Vist saime lõpuks mingi ühe molekuli suure vaevaga arvutatud, aga leidsime, et see ei tasunud seda vaeva ja võtsime kuidagi teistmoodi lähenesime probleemile. Ma isegi ei mäleta, mis see tegelik probleem oli. Ma arvan, et see oli mingi teist arvutus, mida me käima saime, mis isegi ei olnud otseselt meie uurimisobjekt, igal juhul kaugele me sellega ei jõudnud. Vaatame siis üle, millest meie aatomi energiaoperaator ehk Hamiltoniaan koosneb. Me oleme seni õppinud nüüd 3 osa. Kõigepealt meil on see kõige primitiivsem mudel ehk vesiniku sarnaste Hamiltoniaanide summa, mis ütleb seda, et igal elektronil on kineetiline energia ja igal elektronil on tuumaga tõmbumise potentsiaalne energia. Veel kord, kuidas tunda ära Hamiltoniaanis nablat sisaldavad liikmed on siis kineetilise energia liikmed. Kui meil on sees tuumalaeng, jagamine kaugusega tuumast, siis on tegemist elektroni potentsiaalse energiaga, mis tuumast tingitud, tuumaga tõmbumine. Järgmine liige, me võime siis seda käsitleda eraldi, on elektronide vaheline tõukumine. Sellest me saame, nagu me nägime, teatud juhtudel isegi mööda vaadata ja need samad, kui me räägime nüüd energiast, eks ju, siis see elektron konfiguratsioon 1s2, 2s2, 2p6 ja nii edasi. See ei sisalda elektronide vahelist tõukumist. Nii kui sisse paneme, meil tekivad termid, eks ju, meil tekib juba energia. Läheb detailsemalt erinevaks, sõltuvalt siin erinevatest kvantarvudest. See tõukumine sisaldab siis elektronide vahelist kaugust RJ ja edaspidi me lähme rohkem üle aatomiühikut, et on sageli 1 siin, mitte elektroni laenguruut nagu veel selles valemis. Ja mis me äsja õppisime juurde on spin-orbitaal vastastikmõju ja siin on natukene kompaktsemalt kirjutatud, on siis kirjutatud kreeka täht Xi, üks need tähti, mida mina siiamaani käitsi kirjutada ei oska ja on siis see keeruline avaldis, mis MC ruutu sisaldas, on lihtsalt kokku võetud ja oluline on siis L-ide ja S-ide skalaarkorrutis. Et need liikmed oleme me seni õppinud ja mis siis meile üks või teine mudel annab. Just eile ka esimese kursuse loengus tuletasin meelde seda klassikalist ütelust, et all models are wrong, but some are useful. Et siin on meil siis ka erinevad mudelid, mida me võime ühe või teise mudeliga peale hakata ja kust nendest kasu on. Kui me lähendame oma aatomit ainult H0-ga ehk siis ainult kineetilise ja siis tuumast tingitud potentsiaalse energiaga, siis me saame selle esimese kursuse elektronkonfiguratsioonide mudeli. Selle, kus meil energia on üheselt antud sellega, mitu elektroni on millise konkreetse S või P peal või D peal. Et uskumatu küll, aga tegelikult selles mudelis puudub elektronide tõukumine. Seda tavaliselt esimese kursel ei öelda, muidu tahaks elu liiga keeruliseks. Kui me lisame selle tõukumise liikme, sisaldab elektronide vahelist kaugust, siis meil hakkab energia sõltuma L-ist ja S-ist või mõlemast, ehk siis me saame rääkida termidest. On see, millest me selle peatükki esimeses pooles pikemalt rääkisime. Elektroni tõukumise puhul me ei saa enam rääkida sellel teemal, et meil on mingi konkreetne olek siin 1s2, 2s2, 2p4,
ja ütleme, et see on nüüd kindla energiaga. Ei ole, see on mitme erineva energiaga termid, mis sõltuvad siis L-i ja S-i väärtustest. Ja kolmas liige on meil spin-orbital vastastikmõju. Kui me selle ka lisame juurde, siis me jagame oma termi omakorda nivoodeks. Need mõjud on juba väiksemad kergetel aatomitel, me võime neid ka sageli ignoreerida, aga rasketel aatomitel on see vägagi arvestatav mõju. Ja spektrites siis, nagu on korduvalt juttu olnud, vaadeldakse üleminekuid termide ja nivoode vahel kergetel aatomitel. Kui lahutusvõime ei ole väga suur, siis nähakse ainult terme, sest et nivood sulanduvad kokku. Aga rasketel aatomitel juba ka nivood eristuvad selgelt ja saadakse vastavad siis spektrijooned kenasti kätte. Ja need valguskvandid jäävad üldiselt nähtavasse ja ultraviolett piirkonda, sageli pigem sinna ultravioletti. Et lihtained või ütleme aatomid ei ole just väga sageli värvilised. On meil siin, aga need on ka tihti molekulid, ütleme vääved on S8, kloor, värviline aine on kloor 2, nii nagu ülejäänud halogeenidki on kaheaatomilised. Et mul kasutades ei tulegi sellist ilusat värvilist üheaatomilist elementi meelde korraga. Ja kui me siis sisemisi elektrone vaatame, siis see juba läheb meil röntgenpiirkonda kätte ära. Kas meil Zeemani efekt jookis kusagil läbi? Äkki oli meil vesiniku peatüki sabas. See on siis see, kui me paneme aatomi magnet välja, siis me saame eristada ka olekuid. Siis nivoo läheb omakorda erinevate energiatega sõltuvalt selle, siis, mis see oli meil jott ja selle MJ kvantarvu väärtusest, et saame konkreetsete kvantarvudega opereerida. Teine joonis, mis mul samuti on õpikust kopeeritud, on meil heeliumi näitel, kus me rääkisime Hamiltoniani erinevatest liikmetest või siis Hamiltonianis esinevatest jõududest, mida me suudame siis tänapäeval või selle meetoditega, mis me juba oleme rääkinud, arvutada. See on siis heelium ja mitte põhiolek, vaid ergastatud olek 1s2p. On siis üks elektronäda tõstetud kõrgemale orbitaalile, 2p orbitaalile. Ja kui meil on selline esimeste kuulutuse mudel, siis see ongi kõik, millest me räägime. Ja, meil on 1s2p. Orbitaalid on siis täidetud vastavalt kumbki ühe elektroniga. Meil oli loengut kasutuses H0 Hamiltonian, see on elektronide tõukumisega mitte arvestav mudel. Kui me võtame arvesse ka tõukumise, mis oleks nagu vähegi viisakas, siis me saame rääkida termidest. Eks meie 1s2p asemel on meil nüüd kaks erinevat termi. Meil on triplet P term ja singlet P term. Triplet P vastab sellele, kui spinnid on paralleelsed. Ja singlet vastab sellele, kui me keerame siis nad teised vastupidi, näete, see on 2000 pöötsentimeetrit on selle ergastuse siis nii-öelda energia. On ainult kaks elektroni ja üks orbitaalide peal rohkem esinevaid terme siin meil esineda ei saa, aga need kaks. Järgmine tase on siis, mis see level oli, nivoo vist oli eestikeelne termin meil, jah? Et kui me võtame arvesse ka spin-orbitaal vastastik mõju, ehk selle, et elektroni spin ja orbitaalne impulssmoment tegelikult nende vahel on ka teatav energiaväärtust omav siis liige. See jooksis meil kaasa kusagil aatomi peatüki sabas läbi. Siis singlet P korral midagi selles mõttes ei muutu, lihtsalt me saame talle siia selle joti konkreetse väärtuse, singlet P1. Aga triplet P korral meil on siis 3 erinevat selle teise kvantarvu väärtust ja vastavalt 0, 1 ja 2 selgub, et 2 on neist kõige madalama energiaga
aga näete, et energiavahed on väga-väga väikesed. Kui meil termide erinevus oli üle 2000 pöödsentimeetri, siis see joonis ei ole mastaabis. Siin on 0,08 pöödsentimeetrit ja 1 pöödsentimeeter parasjagu. Et need triplet B2, triplet B1 on seal erakordselt lähedased, triplet B0 on natukene kõrgemal, aga võite ise arvata, et kui teil selles spektroskoobi lahutusvõime ei ole kõige parem, siis need sulanduvadki kokku üheks ainsaks triplet B termiks. Muideks, siit on ka näha, miks me ütleme triplet. Triplet jaguneb 3 erinevaks nivooks. Singlet nagu siin, siis ta ei jagune. Kui meil oleks dublet, jaguneks ta 2. Et siit ongi see terminid ajalooliselt ka pärit. Enne kui kõigist neist kvantarvudest võib-olla ka aru saadi, või pigemini ongi see tuletatud vastupidi, et pandi tähele, et parema spektroskoobiga on teatavad olekud siis omakorda jagunenud ja siit tulidki neerkasadonist triplet või kvadruplet või mis iganes parasjagu sealt tuleb. See oli eksperimentaalselt teada. Ja lõpuks on meil üksikud konkreetsed olekud, mida iseloomustab omakorda kvantarv MJ ja siin on nad ka välja joonistatud, näete see triplet B2 jaguneb omakorda siis -2 kuni 2-ni, vaat seesama 2, eks ju, määrab ära, tal on siis 5 võimalikku varianti, -2 kuni 2-ni, kui väiksed nende vahed on, see sõltub magnetväljast. See viimane jagunemine on ainult välise magnetvälja toimel, nii et ilmselt nende erisused spektris siis sõltuvad selle magnetvälja tugevusest. Triplet B1, siin on MJ vastavalt siis, et ta on 1, siis -1-st 1-ni, 3 erinevat MJ väärtust ja triplet B0 korral on ainult 0 võimalik, see edasi täiendavalt ei lõhene. Ja siin üleval vastavalt jällegi on triplet B1, singlet B1, kuna ta on 1, siis on ta -1-st 1-ni ja saame 3 erinevat olekut. Et sellised jagunemised, loodan, et võib-olla see pilt ka natukene aitab sellest küllaltki segasest kvantarvude aritmeetikast natuke mingisugust seost luua. Ja vaadake siis, millest tuleneb ja kuidas moodi jaguneb. Nüüd, see on see osa Hamiltoniaanist, mida me oleme siis nüüd seni õppinud. Ja? Kineetiline energia, tuumadega tõmbumine, elektronide tõukumine, spin-orbitaal, vastastikmõju. Ülejäänud ma lihtsalt markeerin, et näidata ära, kui kaugel me ikka veel tõest oleme. Ehk veel kord see, et mõnest mudelist on juba kasu, aga see ei tähenda, et ta oleks tõene või õige. Et siin on terve rida liikmeid, mida tänapäeval ka osatakse nii või teisiti arvestada. Kõigepealt tuum ei ole punktmass ega ka mitte punktlaeng. Tuumal on lõplik suurus ja isegi muide kuju ja sellega on võimalik arvestada. Et tuletan veel kord meelde seda klassikalist võrdlust, et kärbes jalgpalliväljakul on umbes aatomi ja tuuma mõõtmete suhe. Ja see kärbes ei ole mitte kerakujuline, vaid see kärbsel on kärbse kuju. No tuumal nii keeruline kuju ei ole muidugi. Tuuma puhul räägitakse, kas ta on lapik nagu võib-olla selline mingi kokku surutud sai võib-olla välja venitatud nagu Ameerika jalgpall. Umbes sellisel tasemel saab rääkida vist tuumakujust, aga ikkagi. Et see on asi, millega osatakse soovi korral arvestada. Meenutan ka, et meie vesiniku aatomil on tegelikult seal tuuma kohal ju käänupunkt orbitaalil, mis tuletis ei ole lõplik ja seal on tegelikult meil probleemid mõnedel juhtudel. Et lõpliku tuumaga arvestades need saab ära lahendada. Edasi, tuumal on lõplik mass. Meie selline mudel me juba mitu nädalat tagasi leppisime kokku, et meie tuum on koordinaatide alguspunktis ja on fikseeritud, mis tegelikult vastab lõpmatule massile. Praktikas tuum võbeleb oma asukoha ümber. Sellega tuleks arvestada. Edasi, kui elektronid nii-öelda pöördlevad või omavad spinni, siis sellega kaasneb magnetvälja tekkimine. Ja? Meil on magnetmomentide vastastikmõju siin.
ehk spin-spin. Me rääkisime palju spin-orbitaalsest, aga meil on ka spin-spin vastastikmõju ja kogu tuumamagnetresonantsi spektroskoopia on selle peale ehitatud, et see ei ole ka üldse mitte tühine efekt. Edasi me jõuame relatiivsusteooria mõjudeni. Kõigepealt, kui elektron liigub, siis tema mass suureneb. Kui meie kõnnime, siis meie mass ka suureneb, aga see efekt on nii väike, et seda ei õnnestu ilmselt tuvastada. Aga elektronid liiguvad palju kiiremini ja rasketes aatomites täiesti märgatava protsendina valguse kiirusest, mis tõttu elektronid, eriti sisekihtis, lähevad raskemaks. Ja see kõik mõjutab kogu laine funktsiooni, see läheb kaskaadina väliskihtidesse välja, isegi kui väliskihi elektronid ei liigu nii metsiku kiirusega, ikkagi see mõju on olemas ja seda peab arvestama jällegi ennekõike raskete elementide korral. Selle juurde me tuleme ühes lühikeses peatükis päris selle kursuse lõpus isegi tagasi, sest see on asi, millest päris üle ja ümbert ei pääse. Siis aatom on küll väike ja valgus liigub kiiresti, aga ikkagi see, kui aatomi ühes servas elektron liigub, see informatsioon elektrivälja kaudu jõuab aatomi teise serva mingi hilinemisega. Eks valguse kiirus on lõplik, aatomi mõõtmed on väikesed, aga on siiski olemas. Et tegelikult üks elektron saab teise elektroni liikumisest teada hilinemisega, ja see annab jällegi mingi väikse efekti kusagil energiatesse. Et selle peale ka tavaliselt nagu ei mõelda. Et isegi seal on meil valguse kiirus nii-öelda piirav. Teatavasti arvutiprotsessorites juba ammu on valguse kiirus piirav. Arvutiprotsessorid töötavad gigahertside peal, arvutage ise, kui kiiresti elektromagnetväli liigub ühest protsessori servast teise. See oli siin, siis kui arvutis oli füüsiliselt suuremad, oli see täiesti reaalne probleem. Reaalne piir, nii et arvuti kiirusele mingi hetk tuli vastu valguse kiiruse näol. Praegult on see miniaturiseerimine selle natukene lahendanud või vähemalt mingiks ajaks. Aga võite ise proovida arvutada, kui kaua ka seasignaal liigub ühest protsessori otsast teise. Ja siis on meil veel selline asi, tuumal on ka spin. See spin vastastik mõjub nii orbitaalse, elektronide orbitaalse kui elektronide spinniga. Jällegi nendest sõltuvad, see on jällegi tuumamagnetresonantsis oluline faktor. Et näete ise, et neid efekte on veel ja ma arvan, et see loetelu pole ka lõplik. Siin on meil kvantelektrodünaamikast tingitud efektid, ma tean, millega tegeletakse. Ehk sellega, et vaakum ei ole päris vaakum ja neid on kindlasti veel. Et see ei lõpe nii-öelda see jada ilmselt niipea. Ma ei teagi, kui detailseks siin minna annab. Aga et neid liikmeid, mida Hamiltoniani tuleks lisada, on päris palju. Aga enamasti piirdutakse siis kas siit kahe esimese või nende kolmega. Et need on need, millega nagu peame tõsiselt arvestama. Raskete aatomite korral järgmine asi on elektroni mass. See tuuakse tavaliselt järgmisena sisse tegelikult ja siis juba need ülejäänud vastavalt sellele, mida on tarvis täpsemalt arvutada või mis see nii-öelda probleem on. Aga see viimane siis tuumaspin ja elektroni orbitaalne ja spin-impulsmoment, see põhjustab sellist asja nagu spektrite ülipeen struktuuri, inglise keeles hyperfine structure. Kui te olete võib-olla lugenud mingeid kirjutisi teemal, kuidas suhelda tulnukatega või kuidas suhelda teiste tsivilisatsioonidega, siis te võib-olla olete kohanud sellist pikkust nagu 21 sentimeetrit. See on siis laine pikkus, mis on just nimelt põhjustatud vesinikuaatomil nende kahe siis oleku vahel üleminekust, kas meil on tuumaspin ja elektronispin samapidi või vastupidi orienteeritud. See on raadiolainete piirkonnas, see on väga väikene, megahertsides siin all mõõdetud 1,4 gigahertsi. Täiesti jääb niisugust tänapäeva arvutite toimimise juba isegi siin alumisse otsa, ma ütleks. Ja on siis arvatud, et kui meil on vaja
nii-öelda galaktika ülest pikkusühikut, siis see võiks olla hea pikkuse standard. Sellepärast, et seda saab teise planeedi peal sõltumatult kindlaks teha. Meeter ei sobi, eks ju. Meeter on, ei tea, kuidas imelikult siin maakera mõõtmetest said omal ajal alguse. Näiteks, kui te võib-olla olete kuulnud, need olid vist need Voyagerid, 2 esimest Ameerika kosmosesondi, mis lahkusid päikesesüsteemist. Nendele pandi kaasa selline kullast või kullatuud, ma ei mäleta, plaat infoga, kes, kus ja millal selle sondi valmistus. Kui äkki tõesti kunagi miljonite aastate pärast keegi selle sondi leiab, siis ta saaks selle kohta infot ja neid oli sama küsimus, mis pikkusühikut kasutada, eks ju. Kuidas võidi määratleda, kui pikk on inimese pilt on seal peal ja seda kõik veel on. Ja siis nad võiksid just nimelt selle ühikuks ja üritasid seda siis ka seal omakorda piltki edasi anda, millega on tegemist. Et samuti on pakutud seda sama laine pikkust kasutada raadiosagedusena siis suhtlemiseks, et äkki keegi kuulab sel sagedusel. Et sellised huvitavad seosed. Ja siin on siis ka öeldud, kuna seda tuleb meil kosmosest pidevalt sisse, siis seda saab väga täpselt mõõta. Et näete, kui palju kohti pärast koma on selle sageduse väärtus ka siis teada. Et jah, umbes 1,4 gigahertsi on selline arv siis teada.